Tere, armas Südamemaja Pulma podcasti kuulaja ja vaataja. Kuidas sa seda parasjagu vaatad või kuulad, ma ei oska öelda. Aga me oleme siis Spotify's, me oleme Facebooki pulmakorraldaja Tiia-Maria kodulehel vaadatavana ja ka YouTube'i kanalil. Tänane podcast on pühendatud sellele, et kuidas sul peaks olema esimesed sammud välja mõeldud, kui sa plaanid oma pulma korraldama hakata. Kõigepealt ma tahan näidata sulle oma enda kirjutatud väga ilusat raamatut, pulmaraamat. See on nüüd mõned aastad tagasi ilmunud ja seda enam kahjuks meil täna raamatupoodides saada ei ole. Aga miks ma teda sulle siis näitan, ta on saadaval täiesti e-raamatuna. Ja miks ma teda täna nagu kiidan, on just see, et siin selles pulmaraamatus on 40–50 erinevat segmenti, millest üks suur pulm koosneb. Ja see on üks väga suur ja tubli abiline, kui sa selle nii-öelda õhtu enne magama minekul oma ära loed, nii-öelda unejutuna, siis sa saad tegelikult teada peale selle raamatu ära lugemist, et kas sa saad ise oma pulmakorraldusega täiesti vabalt hakkama või on sul siiski abi vaja. Ja mina kui pulmakorraldaja loomulikult kiidan pulmakorralduse tööd ja pulmakorraldaja vajalikkust ja pulmakoordinaatori vajalikkust pulmapäeval just siis. Aga võib-olla sul on seda ajalist määratlust endal olemas ja võib-olla sul on täiesti vabalt, saad sa sellega ise hakkama, siis saad minu käest tellida selle e-raamatuna ja saad ilusasti ise kõik lugeda, millest startida, kuidas startida, mismoodi kõike teha ja siis juba otsustada oma kallimaga, kuidas see pulmapäev sul välja nägema hakkab. Aga täna ma tahaks siis natukene rääkida sulle, kui seda raamatut sul täna veel käes ei ole, siis pulmakorraldaja vaatevinklist sulle siis tutvustada, mis peavad olema need kõige esimesed sammud, et oma pulma üldse korraldama hakata. No loomulikult on jube tähtis see, et sul on olemas kallim ja te olete otsustanud abiellu astuda, kas te olete siis kihlunud või te olete juba nii pikalt koos elanud, et ühel hetkel see otsus tuleb sellise loomuliku jätkuna, et abiellume. Ja tavaliselt see korralduse aeg on siis kas pool aastat, aasta või isegi 2 aastat. Jah, siin on olnud mul ka kolleegid, kes on naernud seda ja öelnud, et 2 aastat, et sellel ajal juba paljud lähevad lahku. Aga meie räägime täna sellistest tõsistest inimestest, kes on rajanud endale pere ja kellel on juba võib-olla isegi lapsed peres ja juba ühine kodu rajatud ja on jäetud siis viimaseks nii-öelda kirst tordile, et see abielu vormistamine on jäetud siis selleks ajahetkeks, kui on tekkinud ka mingisugused tugevamad rahalised vahendid või neid on lausa juba ka kogutud pikemaid perioodi, et siis see ilus päev endale ära vormistada. Nii et kõige tähtsam on siis ikkagi armastus ja teie ühine soov ja arusaam, et meie soovime abiellu astuda. See on number 1. Aga mis on siis number 2? Number 2 on nüüd ikkagi see, et te võtate siis omavahel kõigepealt. Peate plaani, et missugune see pulm peaks tegelikult oma stiililt olema. Kas ta on mere ääres, kas ta on kodutalus, kas see on suur pulm, kas see on väike pulm, mis on selle pulma stiil, kuidas te soovite abiellu astuda, kas see on tseremoonia suvel kuskil väga ilusas kohas, võib-olla tseremoonia perekonnaseisuametis, võib-olla hoopis notaris ja võib-olla üldse ära sõita Eestist ja näiteks mesinädalatele ja üldse mitte pulmapidu korraldada. Et selline asi tuleks nagu omavahel väga täpselt paika panna ja siis see esimene vundament, mille te kahekesi koos maha laote, siis sellest algab ka see, kuidas hakkab see asi nagu üldse edaspidi välja nägema. Kui nüüd on plaan teha ikkagi suurem pulmapidu, siis kõige esimene asi on ikkagi külalised. Külalised panna endale paberile, keda te soovite kutsuda. Miks see nii tähtis on? See on just selle poole pealt tähtis, et sealt hakkavad kõik hinnapakkumised tulema. Kas sul on külalisi 10, 20, 30, 50, 100 või 150? Sest sellest oleneb ju peokoht. Sellest oleneb ka see, kas sa soovid oma külalised jätta ka ööbima. Nii et kõigepealt külaliste nimekiri tuleb paika panna. Ja siis ka omavahel ära otsustada, et kas
hakata ise korraldama või siis tuleb võtta endale abiline. Abilisi on siis 2 sorti. Pulmakorraldaja, keda mina siis seda tööd olen teinud 22 aastat. Pulmakorraldaja puhul räägib tema kasuks see, et tal on tohutult palju oskuseid ja teadmiseid. Sest et kui sul ka juhtumisi ei ole esimene pulm ja võib-olla sul on teine pulm, siis ikkagi need ei kaalu üles seda momenti, kui mul on 1000 pulma korraldatud. Ma olen kõike näinud, kõikidest olukordadest, mis võimalikud üldse tekkinud on, kõiki olukordi ka lahendanud ja oskan võib-olla kõige paremini ka kokku panna just sellist, mis on nagu teile omane, teie eripäradega siis ütleme arvestavalt ja oma kogemuste baasilt tean ka, kes on head tegijad. Nii et selles mõttes on korraldajal on väga suur kogemuste pagas ja temale võiks nagu toetuda ja mitte karta seda raha, mida ta küsib. Kui me tavaliselt alati rahast kunagi eriti rääkida ei taha, aga ütleme üks pulmakorraldaja teenus, täisteenus hakkab seal 2000 ja lõpeb seal kuskil kõrgustes, olenevalt sellest, mida te siis oma pulmapäeval näha soovite, siis tegelikult on see sinu südamerahu hind ongi täpselt see 2000, et kui sa soovid seda kokku hoida, siis loomulikult saad seda kõik ise teha. Näitasin juba raamatut, mille abil sa saad seda kõik ise ilusti korraldada. Nii et kõige tähtsam on siis külaliste nimekiri ja need omavahelised soovid tuleb täiesti kõik ilusasti paika panna. Ja siis ongi see oluline osa ka veel, et missugune on siis tseremoonia. Kui see peokoht on enam-vähem ära valitud, sest külaliste arv on nüüd teada ja peokoht on ka juba enam-vähem teada, siis tuleb välja mõelda, kuidas seda tseremooniat teha, kas minna perekonnaseisuametisse ja perekonnaseisuametist siis peale tseremooniat, pidulikku tseremooniat, sõita peokohta, teha see pulmarong. No siin on veel hästi palju erinevaid variante, et seda saab teha ka seal peokohas tseremooniat ja ka sealt pulmarongi teha, aga see on juba korralduslik küsimus ja seda peab vaatama kõike nagu erinevalt. Nii et kõigepealt tuleb läbi mõelda ka see, et kus siis võiks see tseremoonia nagu olla. Kas ta on perekonnaseisuametis, kas ta on üldse kirikus? Kirikus siis ei ole mitte tseremoonia, vaid kirikus on laulatus. Need on nagu 2 täiesti erinevat asja. Ilmalik tseremoonia ja laulatus. Kirikus on veel teema selles, et kirik moodustub sinna, kus on kirikuõpetaja. Nii et sa ei pea sugugi minema alati kirikusse, vaid võid ka peokohas teha endale laulatuse, sest kirikuõpetajaga moodustub ka kirik sinna, kus tema parasjagu on ja see võib olla ka merekaldal, see võib olla ka tamme all ja peokohas täiesti suvisel ajal päikese käes. Nii et kas on siis laulatus, kas on tseremoonia peokohas, on õnnepalees ja siis tulevad mängu veel ka notarid. Kui näiteks on sellised teemad, et nagu ma siin eelmise näite tõin, kell 11, 24 juuni, siis see kell 11 hommikul on väga ebasobiv aeg. Esiteks sa pead siis juba olema ise kuskil kella 6 juba üles ärkama ja see on täiesti ebamõistlik asi, sest et pidu ei hakka sul ju ennem peale kui kuskil kell 6 või kell 7 ja mis sa siis vahepeal teed ja mis sinu külalised teevad. Et võt selliste õnnetute olukordadega ikkagi need noorpaarid minu juurde vahel jõuavad ja siis ma saan, kuna ma tean kõiki perekonnaseisuameti töötajaid üle eestiliselt kõiki praktiliselt, 22 aastat päris palju, on aega olnud neid ka kõike tundma õppida ja nad teavad mind ka, et siis ma lihtsalt pöördun sinna perekonnaseisuametisse ja ütlen, et võt meil on nüüd selline eriline olukord, kus me ikkagi tegelikult ei tahaks kell 11 tulla, vaid me soovime kas siis teid välja kutsuda või et tehakse see tseremoonia siis seal kahekesi noorpaarile ära ja pärast seda lihtsalt sõrmuse tseremoonia või mängime selle peokohta ümber. No näiteks, et kui sa andsid Tallinnasse avalduse sisse ja tegelikult peokoht on sul Pärnus, siis tegelikult Tallinn saadab avalduse Pärnusse perekonnaseisuametisse ja sealt perekonnaseisuametnik tuleb välja, et riik saadab riigisiseselt neid avaldusi ka. Aga siis sa pead minema jälle oma peigmehega seda kõike nagu ümber vormistama. Nii et selliseid nüansse on nii palju juurde tulnud, et 20 aastat tagasi oli ainult üks moment, sa läksid, panid avalduse sisse enda elukoha järgsesse perekonnaseisuametisse, aga nüüd on neid momente tulnud hästi palju juurde, et on olemas ju veel ka kaplanid,
kes teevad ka ilmalikke tseremooniaid ja võivad ka laulatusi teha ka koha peal. On kirikuõpetajad, ka mäng on tulnud notarid. Notarid eriti ei taha välja tulla. Võib-olla mõned notarid käivad ka, ma olen kuulnud, aga üldiselt notarid tahavad ikkagi olla oma kabineti kesksed. Ja nad tegelikult, kui sul on laupäeval on pulm, siis ta ütleb, et tal laupäeval on ikkagi puhkepäev ja ta ikkagi eriti nagu välja tulla ei taha. Ja seetõttu ma olen siis niimoodi korraldanud, ka mul on endal tuttavad notarid siin Tallinnas ka, ma saadan noorpaari, kui seda kuupäeva võib nagu nihutada, siis ma saadan pulmale eelneval päeval, ütleme seal reedel või neljapäeval saadan notari juurde. Notar sõlmib selle abielu ära, notari juures peab nimelt 2 korda käima, 1 kord avaldused sisse anda ja teine kord siis on abiellumine. Ja siis on notari juures ära käidud ja näiteks ma ise viin ka läbi sõrmused tseremooniaid, millel ei ole ametlikku jõudu, aga siis ongi nii, et noorpaar läheb notarisse eelneval päeval või siis sama päeva hommikul, kui see ei ole laupäevane päev, sõlmib selle ametliku abielu seal ära, see on selline kuiv sõlmimine, nii nagu me korterit ostame või maja müüme või selline notariaalne tehing, et ega seal emotsiooni palju ei ole, aga ta on siis ilusti ära tehtud. Ja notar ei saa kunagi muuta seda kuupäeva nii, et kui sina soovid jätta endale näiteks see 24.06 on sul väga oluline kuupäev, väga tähtis, teie tutvumise kuupäev ja siis on selline moment, kus sa tahad seda kuupäeva ka oma ametlikesse dokumentidesse jätta, siis, ja see juhtub olema laupäevane päev ja tegelikult notar ootab sind eelmine päev, 23. juuni, siis sa ei saa notarile öelda, et ole hea, ma tahaks ikkagi, et see kuupäev oleks see, sest notar saab riiklikesse registritesse panna ikkagi ainult selle kuupäeva, mil sina ise seal füüsiliselt kohal oled. Et võt see asi, selles asjas pead sa neid asju ka hästi palju läbi mõtlema. Miks ma täna seda podcastina sulle räägin, ongi see, et neid nüansse on niivõrd palju, et need asjad tuleb kõik nagu selgeks teha endale, aga kui sul ei ole sellist aega seda endale nagu selgeks teha, siis tule minu juurde ja ma räägin sulle, mis sinule antud hetkel siis nagu parim on selleks, et sa ei teeks valesid valikuid ja et sa ei raiskaks iseenda aega ja teeksid kohe kõik nagu õigesti. Abieluavaldused saab sisse anda juba nüüd tänu Eesti seadustele 6 kuud enne oma tähtsat päeva. Ja see on piisav aeg selleks, et siis ka kõik hilisemad momendid kõik ära korraldada, sest kui sul on suuremad pulmad ja sul on palju teenuse tegijaid, siis nad kõik peavad ju sellel päeval ka vabad olema ja seda kuupäeva sa pead siis kõikide tegijatega klapitama. Nüüd on veel ka see lugu, et sa ei pea ühtegi avaldust enam minema kuskile perekonnaseisuameti ukse taha kraapima, et palun ma tahan abielluda ja kuskil seal põlve peal seda abieluavaldust sisse anda, vaid sa võid seda täiesti vabalt teha oma kodust, kui te olete mõlemad kantud Eesti rahvastikuregistrisse ja teil on Eesti kodakondsus ja ID-kaardid, siis te saate selle abieluavalduse anda ka läbi arvuti. Küll on teised lood siis, kui üks teist on kodakondsus, ei ole Eesti kodakondsus, vaid on väliskodakondsus ja on hoopis sissekirjutus mujal, siis on lood natukene teised ja siis seda ma saan ka öelda, mis pabereid siis nagu vaja on, neid on vaja apostillida, neid on vaja tõlkida, see on natukene keerulisem tee, aga ma arvan, et kui armastus on suur, siis see paberimajandus seda ka ei kustuta. Aga lihtsalt see, et siis ei ole võimalik ID-kaardiga seda avaldust sulle anda. Et võt need on need momendid, mida ma tahtsin sulle öelda, et mida sa peaksid nagu teadma selleks, et teha kõik kohe alguses õieti ja et me ei peaks pärast vigade parandust tegema, mis on võimalik teha, aga seda ei peaks tegema. Kuidas avaldusi sisse anda? Tihtipeale on niimoodi juhtunud. Minu poole tulevad noorpaarid, kes on käinud perekonnaseisuametis, andnud oma perekonnaavaldused sisse, et me soovime abiellu astuda. Ja siis ütlevad, et see kuupäev on näiteks seal 24. juuni ja kell 12. Ja siis selgub, et see peokoht on perekonnaseisuametis 100 kilomeetri kaugusel hoopis tükkis, mis teeb selle asja täiesti ebamõistlikuks, sellepärast, et siis on mõistlik juba seda tseremooniat ju korraldada seal peokohas koha peal. See on nagu 2 moodi positiivne moment, sellepärast, et sa oled ise hästi rahulik noorpaarina, kui sa lähed juba peokohta
ja sul on, kõik toimub ühes kohas. Et muidu on niimoodi, et kui tuleb, sul on, noh, tavaliselt on siis nii, et pruut läheb ju meiki ja juukseid tegema, see võtab aega kuskil 3 tundi ja siis see peigmees on seal linnaliikluses keset Tallinna linna väga närvis, sest need kellaajad kuidagi ei klapi ja ta peab minema kimbu järgi ja siis ta peab seda autot, kuskilt ta saab selle autoseade, see, kes selle peale paneb, seal linnaliikluses tohuvapohu, kõik need teesolud, laupäevad, pühapäevad, linn on umbes ja peigmees on närviline ja siis need juba see pulmariietus on juba läbi higistatud. Et seda kõike ei ole nagu tegelikult vaja nagu endale üldse mureks nagu tekitada, vaid see võiks olla kõik tegelikult ühes kohas. Et on tseremoonia ühes kohas ja on pidu ühes kohas, sa oled ise õnnelik ja sinu külalised on rahul, sellepärast et külalised tulevad, pargivad oma autod ära ja teavad, et nad ei lähe selle autoga ennem sõitu kui järgmise päeva lõunal. Et kõik toimub seal ühes kohas, kõik on pingevaba, keegi ei närveeri, kellegi ülikond ei ole läbi higistatud. Ja ise oled ka rahulik pruudina siis, jah, ma mõtlen. Nüüd ma olen vist kõik ära rääkinud sellest, mis tähendab seda, kuidas sa pead nagu startima. Et kõigepealt siis külaliste nimekiri, kõigepealt rääkige kallimaga omavahel läbi, kuidas see tseremoonia peaks nagu välja nägema ja missugune see pulmastiil üldse on. Ja siis tuleb muidugi mängu ka see, mida pulmakorraldajal ei ole kohe viisakas küsida, aga mis ühel hetkel ikkagi tuleb nagu välja, et kuidas on teie pulma eelarve. Et kui minu juurde tullakse öeldakse, et see pole nii oluline, siis ühel hetkel on ta ikkagi väga oluline. Et mis need suuremad niisugused artiklid on, mis neelevad sinu pulma eelarvet, on ju tegelikult ikkagi ongi külalised. Et on külaliste toitlustamine ja ööbimine ja peokoht. Peokoha suurus oleneb ju külaliste arvust. Et vaat sellised asjad tuleb nagu läbi mõelda. Et eks need pulmad, kui on ikkagi sul 50 külalist, see võib ikkagi minna tugevalt üle 10 000 ja selles mõttes tasub võib-olla isegi niimoodi teha, et kui sa täna stardid, siis sa ikkagi oma pulma korraldad mitte 2025, vaid 2026, sest kui on teada pulma eelarve, saad igal kuul natukene kõrvale panna ja kui on juba pulmapäev käes, sul on arved ka tasutud, ei ole kuskilt laenu pidanud võtma, vaid sa oled selle kõik ära teinud ilusasti aasta või pooleteise jooksul. Need olid need kõige tähtsamad küsimused, mida mitte kuskil ei kirjutata, mida mitte kuskil ei räägita ja mida andmeid sa pead kogu aeg igalt poolt nagu võtma ja uurima ja puurima ja seetõttu võib su pea nii sassi minna, et sul võib isegi nagu see tahtmine ära minna, et äkki ma ei teegi seda suurt pulma. Aga see ongi sellepärast praegu niimoodi kõik sulle siin ära toodud. Kuidas määratleda pulmastiili või üldist tunnetust, et kas see on oluline juba alguses, et seda ma just hetk tagasi rääkisin ka, et see pulmastiil ja kõik see vibe, mis seal ümberringi on, et see kõik oleneb ka teist, et kui te olete näiteks mereinimesed, teile meeldib vee ääres olla, looduses väga palju olla, vaat siis sealt hakkabki nagu tulema see stiilitunnetus ka. Et missugune see siis tegelikult on või te tahate nagu sellist peokohta, kus on selline talulikkus, kus on suured viljapõldude ääres, seal on ka omamoodi romantiline. Mul on selline pulm näiteks olnud, kus vilja sisse traktoriga isa tegi näiteks südame. Ja see oli kuidagi väga tore, tänapäeval on ju droonid ja droon seda kõike siis ülevalt filmis ja seal südame sees oligi siis see tseremoonia ka. Nii et ega meil on väga palju selliseid toredaid momente, mida annab täna kõike nagu välja mõelda. Kuidas seda teha, et see võib olla täiesti sinulik, mis sinu enda huvid on. Selle alusel saab kõike seda ilusasti teha. Kuidas jaotada oma eelarve ja millele tuleks siis esimesena tähelepanu pöörata? No see on ka justkui nagu käisingi juba selle teema nagu läbi ka, et tulebki kõige suurem röövel on ikkagi külaliste arv ja külaliste toitlustamine, alkohol, peokoht oleneb külaliste arvust, et kui tundub, et seda raha ikka väga palju nagu ei jagu, siis tuleks ikkagi teha niimoodi, et natukene tõmmata neid külalisi koomale. Lihtsalt rahulikult vaadata. Vanasti mingitel hetkedel külalisi kutsuti sellepärast, et sooviti saada, külalised panevad ümbrikusse raha. Me paneme ju ilusti kutse peale ka, et palume mahutada kingitus ümbrikusse, no mis kõik saavad aru, eks ole, et see on nagu rahaline.
ja kutsuti külalisi selle poole pealt rohkem, et siis mida rohkem külalisi, seda rohkem raha. No need asjad ei ole kunagi alati kindlustatud, sest inimesed kunagi ei tea, kui palju sinna seda raha panna ja on ka erilisi juhtumeid, kus on külaline tahaks väga pulma tulla, aga tal on juhtunud mingisugune majanduslik katastroof ja kui on viisakas panna näiteks ütleme seal alates per face 100 eurot ja tal lihtsalt seda raha ka ei ole, kas jätab tulemata või paneb vähem, nii et sa ei saa kunagi sellele loota, et sinu pulm on kasumlik sündmus. Pigem on ta ikkagi kahjumlik, nii et seetõttu ei ole vaja suunata oma tähelepanu sellele, et mida rohkem külalisi, seda rohkem raha. See ei ole garanteeritud kunagi. Ja parem on ikkagi kutsuda need külalised, inimesed, kellega sul on nagu lähiring, lähisuhtlus, kellega sa lävid tihedasti, sa käid sünnipäevadel, te võtate nagu ütleme siis niisugune jõulud veedate koos, noh ikkagi üksteist toetate, et need kuuluvad lähiringi. Vaat niisuguse lähiringi külalised ja loomulikult siis seda saad alati ju laiendada, et sa käid ju tööl, siis su parimad kolleegid sa saad kutsuda ja kõik nii edasi. Aga et ma lihtsalt räägin, kuidas sa saaksid selle valiku nagu teha enda jaoks juhul, kui tundub, et see raha jääb sul vähemaks, et kuidas sa saad seda ringi nagu koomale tõmmata, et kes on siis tähtsad. Millal ja kuidas alustada pulmapaiga otsimisega ja kas paiga valik peaks tulema enne kuupäeva või vastupidi? No pulmapaiga otsimisega tulebki alustada siis, kui sul külaliste nimekiri on koos. Kui on teada, on sul seal 30 külalist, 40, 60, 80, kui palju see peokoht sul mahutab, nii palju sa siis, nii suurt peokohta sa ilmselt siis ka saad. Ja eks tegelikult paik kui selline peaks tulema ikkagi sul seonduvalt sellega, et sa paned selle kuupäeva paika naksti. Enda jaoks paned mingisuguse kindla kuupäeva paika ja nüüd hakkad seda nagu nihutama sinna ja tänna. Et kui sul on ka enam-vähem teada, mis kohta sa tahad nagu minna, siis sa küsid hinnapakkumist, kas see koht on vaba, siis sa maksad sinna broneeringutasu ära, siis on see koht sul olemas sellel kuupäeval ja vaat siis sinna ümber hakkavad moodustuma ka teised teenused. Et iseenda jaoks pead ikkagi mõtlema selle kuupäeva kõigepealt läbi. Mis on sinu jaoks kõige tähtsam kuupäev? Mis järjekorras peaks leidma ja broneerima teenuse pakkujaid? Noh, fotograaf, videograaf, floristid, DJ, ansambel, noh, veel erinevad muusikud, üllatuskülalised, õhtujuht, no neid loetelu on muidugi pikk, eks ju, et oleneb, kui suurt sa seda pulma teha tahad. Siis, et no kõigepealt, kõige tähtsam on see, et see põhivundament tuleb sul maha laduda. Kõigepealt ongi kõik see külaliste nimekiri, number 1, siis peokoht olenebki sul külaliste arvusteks. Nii, ja siis on võtmeisikud, et kes teeb sul tseremoonia, see peab olema sul kindlasti teada, siis kes on su õhtujuht, kes teeb sinu tseremooniamuusikat, kes teeb õhtumuusikat ja kui sul on ansambel, ansamblid teevad kas 3x40 või 4x40 ja nende esinemine tavaliselt lõpeb ära seal kell 12, kell 1 ja sul pidu näiteks on planeeritud kella 3-ni, siis võiks sul olla ka DJ. Meil on ka väga toredad õhtujuhte, kes tegelikult teevad ka DJ-d, nii et nad ka vahepeal, kui on näiteks õhtusöök, siis ansambel sul ju veel kohe paigas ei ole ja siis sul on väga hea, kui sul on näiteks või kerge lounge muusika, et õhtujuht paneb selle kerge lounge muusika alla, tal on tehnika juba üles pandud. Nii et need võtmeisikud võiksid sul nagu olemas olla ja kui sul on mõte kaasata ka korraldaja, siis see korraldaja ongi sinu ka number 1 võtmeisik, kes sind kogu aeg toetab, aitab ja paitab sind ja sinu muresid lahendab. Neid olukordi on ka päris palju igasuguseid erinevaid olnud, kui minu poole on ka pöördunud noorbaarid, kes on juba midagi seal hakanud nagu ise tegema ja vaat siis löövad ennast lukku, aga noh, ennast ei tohiks nagu nahutada sellega, et noh, kuidas ma nii abitu olen, ma ju oskan küll korraldada, ma olen ju firmas korraldan sündmuseid, juubeleid olen siin endal korraldanud, eks ole, et no kuidas ma siis seda ei oska. Aga ütleme niimoodi, et eks see pulm ongi natukene ikka kõvasti teistsugune sündmus, et ta on ikkagi elus sul ainukene. Ja seal on selliseid segmente, kuhu sekkub ka riik, eks ole, oma selle abieluavalduste esitamise korraga ja noh, nende võimalustega, mis meil täna on ju siin nii tohutult meeletult erinevad ja jube palju nendest kõigest läbi ennast närida. Et see on ikkagi natuke teistmoodi sündmus.
milleks mina ikkagi arvan, et sa võiksid endale abilise võtta ja näiteks ma toon enda näite, et meil on ka ju pulmakorraldajaid Eestis päris palju ja päris toredaid. Ma lihtsalt oskan enda pealt näidet tuua, et kas sa võtad täisteenuse, ma olen sul näiteks abis ka siis, kui sa oled juba ise selle pulmaplaani kokku pannud. Et ma olen sul kuuajaline abiline või ma olen sul siis seal niisugune hooajaline abiline. Et ma aitan sind kuu aega selles mõttes, et ma vaatan selle plaani üle, et midagi ei oleks nagu viltu läinud, teen seal mingid sulle soovituslikud korrektuurid, sa ei pea need arvesse võtma, sa võid need arvesse võtta. Ja siis sa saad juba jälle oma asjadega edasi minna, sest kellegi pilk on vaadanud selle asja üle. Nii et mul on 3 erinevat paketti, et mine südamemaja.ee kodulehele ja sa näed neid erinevaid pakitte, et kui sa nagu täisteenust ei taha, siis võtta kindlasti osaline teenus, las keegi targem vaatab su plaani üle. Ja siis sul on endal ka tugevam tunne, et sul on justkui nagu kõik tehtud ja sa oled õigel teel. Nii et seda ma igal juhul soovitan. Nii et on pulmakorraldaja, aga nüüd kes sul on siis, ütleme, pulmapäeval on pulmakoordinaator. No aastaid tagasi oli ta järelevalve ja ma mäletan ühte toredat lugu, kus mul üks peigmees ütles, et kus teil see järelevalve teenus ära lõppeb, on ju. Et tema siis muidugi tahtis nagu huumorit visata, et et kas ma tulen sinna mesinädalate ka kaasa, et kas see järelevalve toimub seal ka. Et see on jah, kõlas nagu natuke nagu ehitusjärelevalve moodi, aga nüüd on ta õnneks, nimi on natukene lihvitud ja ta on pulmakoordinaator. Ja pulmakoordinaator on siis see, kes ütleme, kui sa ise oled selle plaani kokku pannud või on sellega korraldaja sul kokku pannud, siis on sul moodustunud üks selline korralik pulmapakett. Ja minul on ta tavaliselt pandud Google Drive'i ja oleneb siis pulmast, ta on umbes seal, ütleme, kui on suur pulm on 30 A4, ta võib olla ka tehniliselt niimoodi lahendatud, et ta on kättesaadav iPadist või oma mobiilist. Mina seda tehnikat selles mõttes ei usalda. Ühel hetkel võib nendega midagi juhtuda, sest tehnikal on omad mõtted ja mul on omad mõtted ja siis mida sa siis teed, vaid et mina ikkagi trükin selle välja, selle julmalt selle 30 lehte ja lähen hommikul varakult kohale, vaatan, kas kõik asjad on olemas, kas kõik teenusetegijad tulevad, kas nad lähevad õigetesse kohtadesse, kuidas kõik kokku lepitud on, kas lauale on pandud nimekaardid, menüüd, kuidas nad pandud on, kuidas dekoraatorid tulevad, kuhu nad mingid asjad panevad, kus on küünlad, kus on see, kui tuleb tort, kes tordi vastu võtab, kes tordi serveerib, kas on olemas tordi labides ja nuga. Jah, isegi sellist asja on juhtunud, et teenindajad ei tea, et tordi juures peab veel ka labides ja nuga olema, aga kuidas sa seda torti siis lõikad. Et ütleme, see koordinaatori töö on siis selline terve päev sellist tihedat tööd, mis on sinu või pulmakorraldaja plaani alusel siis kokku pandud ja siis sel päeval nagu pannakse siis kõik niimoodi nagu paika. Mis see sulle tegelikult annab? See annab siis selle, et see ongi see sinu südamerahu. Sa ei peaks nagu sellepärast ise pruutpaarina muretsema. Et kui tuleb mingi teenuse tegija ja küsib, et võt, kus ma nüüd siin esinen ja kus ma seda juhet saan ja millal need toidud lauale tulevad ja kes need siis toob ja palju neid teenindajaid on ja kus mu pulmaviinad on ja neid küsimusi on tuhandeid, igal ühel midagi küsida, eks ole. Ja sul võivad olla ka eelnevad kokkulepped sõlmitud, aga juhtub ka niimoodi, et projektijuht näiteks selles kohas muutub. Ja see eelmine projektijuht, kes ära näiteks läks, eks ole, võib-olla läks ta mingi pahandusega ära ja ta pahandusega minnes ei anna üle neid oma ülesandeid. Ja nüüd, kui tuleb uus projektijuht, siis ta on nagu puhas leht. Ta tegelikult absoluutselt ei tea. Ta teab jah, et sa tuled oma pulma täna sinna peo kohta pidama, aga mis need nüansid on, neid ta ei tea ja siis keegi peab ju seda teadma. Ja kui sina nüüd, ütleme, pruutpaarina pead hakkama seda ise lahendama, siis tekitabki see meelehärmis, ei ole enam sinu pulmapidu, vaid siis sa korraldad pulma, aga mitte endale, vaid juba külalistele. Ja võt see on selline nukker koht tegelikult, nii et see koordinaator peaks sul kindlasti seal olema ja ta võib olla ka sinu pulma korraldaja, sest ta on juba nüanssidega ju kursis, aga ta võib olla ka täiesti teine inimene, kes on palgatud selleks ja ta teeb selle töö siis korralikult ära, aga siin on üks aga. Ära kindlasti võta pulmakoordinaatoriks oma lähisugulast või oma sõbrannat, sest nemad tahavad ka pidu pidada. Ja siis ongi see, et kui sõbranna on juba kõhu veini täis joonud, siis tal juba ununeb see täpselt kõik ära, mida ta tegelikult seal tegema peab. Aga tegutsemist on seal päris palju
kui tulevad õhtused küünlad, et lapsed ei jookseks sinna oma gaasikleentidega ja ära ei sulaks ja kiirabi ei tuleks. Ja millal siis need säraküünlad põlema pannakse, need on kõik pulmavanemaga pead kõik eelnevalt kõik kokku leppima. Ja pulmakoordinaatori tööd mina vähemalt teen niimoodi, et mina ei käi üle platsi ega ei kisa ega ei karju, et kõik saavad aru, et see on jube tähtis inimene ja et see nüüd koordineerib, vaid et ma püüan seda teha pigem hästi vaikselt, tasakaalukalt, et mind oleks üldse vähe näha, aga et kõik asjad oleks toiminud. Et see ei saa olla üks tähtis inimene, sest pulmapäeval on kõige tähtsam, on noorpaar. See on number 1. Me võime jah seda niimoodi muinasjutuliselt öelda, et on prints ja printsess, eks ole, aga tegelikult ta niimoodi on. Ja nüüd kõik teised, on ta koordinaator või ta on catering või ta on dekoraator, need on kõik teenindajad. Absoluutselt kõik on teenindajad ja nad ei saa olla esmatähtsad. Esmatähtsad on ikkagi pruutpaar. See on nende päev. Kui varakult peaks siis pöölduma pulmakorraldaja poole? No nii varakult, kui sa tunned, et sul on seda abi vaja. See on kõige lihtsam vastus. Kõik muu olen ma juba ära öelnud. Millised olulised detailid on seotud tseremoonia ja peokoha logistika ja paigutusega? Noh, ütleme niimoodi, et kui sul on ideaalne ei ole see, kui sul on tseremoonia, näiteks ütleme botaanikaaias ja siis tegelikult sul pulmapidu on hoopis seal Otepää taga Müllerbeckis, mis tähendab seda, et sul on 2,5 tundi sõitu. Et see on väga ebamõistlik asi. Et võt kõik niisugused logistilised asjad tuleks ka nagu hästi paika panna, et sul ei oleks sellist tühja sõitu, sest sinul endal pulmapäeval võib olla see sõit nagu hästi tore, sest adrenaliin on kõrge ja iga selline hetk on hästi tore ja omavahel on palju nalja ja kõik, aga ma ütlen ausalt, külalistel hea ei ole. Et kui külalised peavad sõitma nii meeletu aja, nad väsivad ära ja siis on siin veel üks nüanss, et kui külaline on naine, siis tema elab sellest õhust ja armastusest ja sellest emotsioonist ja see on kõik niimoodi arusaadav. Aga ma võin öelda, et kui pulmakülaline on mees, siis temal läheb tuju ära, sest temal on kõht tühi. Ja see 2,5 tundi, see on põhjendamatu sõit, tal on kõht tühi ja kui ta sinna kohale veel jõuab, siis seal läheb veel üks oma paar tundi aega. Et kui on veel pildistamine, vahuveini õnnitlused, eks ole, see kõik võtab ju omamoodi aega, võib-olla veel ka majutumine, kõik on selline ajaröövel ja siis on nendel meestel juba tuju päris ära läinud. Et võt kõik need on sellised nüansid, mis mõjuvad tegelikult sinu peo energeetikale või et kuidas sinu pidu üldse nagu hästi stardiks, siis kõik need sellised asjad on vaja sul ennem nagu läbi hästi mõelda. Kuidas alustada külaliste nimekirja koostamise ja kutsete planeerimisega? No ongi, külaliste nimekiri on number 1. Ja kutsete planeerimine on siis niimoodi, et muidugi viisakas on kutsed üle anda külalisel üks, tegelikult eelkutsed saadetakse pool aastat ennem ja päris kutsed saadetakse võib-olla isegi aasta ennem. Aga meil on nagu hea tava, et see on tore, kui sa annad pool aastat varem või vähemalt 3 kuud varem, sellepärast, et kui külalised on kõik Eestimaalt, siis ei ole küsimust. Nad saavad kõik ilusasti oma puhkuseid ja aegu planeerida ja kui sinu pulmapäev isegi ära karda pidada seda, kui sinu meeliskoht on näiteks ütleme kinni reede, laupäev, pühapäev, aga ta on vaba näiteks teisipäev või esmaspäev. Ära karda oma pulmapäeva pidada argipäeval, sest see on ikkagi pidupäev ja see, et sul külalised on tööl, ma võin öelda, peaaegu 99% inimesi tuleb ka kohale siis, kui sul on pulm teisipäevasel päeval. Et ära karda pidada täiesti tavalisel päeval oma pulmi, sest suve ilusaid sooja suve ilmu ja nädalavahetusi on jube vähe, aga neid sa saad pikendada just sellega, et sa kutsud siis ja teed oma pulmad ka nädala sees. Ja mul ei ole sellist juhust 22 aasta jooksul ühtegi olnud, kus külalised kohale ei tule sellepärast, et pulmapäev on kolmapäevasel päeval. On olnud juhtum, kus pulma on boikoteeritud pruutpaari sugulaste poolt, aga see oli sellepärast, et pruutpaari sugulased ei olnud selle peikmega nõus. Ja võt siis need sugulased jäid nagu saabumata. Aga see ei olnud sellepärast, et see pidu oli nagu argisel päeval. Nüüd, kuidas valida pulmamenüüd ja kasulikke toidu ja joogi soovitusi ka planeerimise alguses? Võt siin tuleb nüüd väga täpselt jälgida seda, kui sul on peokohas näiteks oma catering olemas, siis sa ei saa oma cateringi sisse nagu tuua ja sa pead siis sellest lähtuma, mida nemad seal nagu pakuvad.
Nad tihtipeale teevad ka veel proovisöömisi, nii et selles mõttes on sul täiesti võimalik nendega kõik nagu läbi rääkida. Küll igalühel on oma seal menüüd ja ma ei ole sattunud sellisesse kohta, kus oleks nagu tõesti viimastel aastatel mingi tohutult halb toit. Et ei, pulmas on toit väga tähtis ja pulmatoidule tegelikult iga peokoht rõhub päris palju, et tööle võetakse tippkokkasid ja toidud on väga maitsvad. Jah, et mõnel on väga maitsvad ja mõnel on siis väga maitsvad, aga halba toitu tegelikult ma ei olegi kohanud, jah. Nii et sa pead jah nagu vaatama seda, kas sa saad ise oma cateringi kutsuda või siis on peokohas see juba olemas või on nendel koostööpartnerid, nii et siin on kõik peokohaga vaja väga tihedat koostööd teha. Küll selle jookide osas on mul väga hea soovitus, et võta cocktail catering, need, kes siis tulevad ja teevad sul baari pulmas, mis tähendab siis seda, et sa ei pea ise jooksma kuskilt alkoholi ostma, sellega on ka palju asju, sa võid eksida selle alkoholi kogusega, sa võid osta liiga vähe, sa võid osta liiga palju, siis seal on vaja ka kindlasti jääd, kõike muud asju, siis sa pead eelmisel päeval enne pulmi, pead sa need juba ära peo kohta toimetama, nad peavad sinna külma panema, kas neil jälle on sellist külmkappi sinna jälle sulle nagu pakkuda jookide jaoks või nad on soojas. Ühesõnaga palju ebameeldivusi, aga kui tuleb selline firma, neid on meil Eestis ka päris mitmeid, kes tulevad ja teevad siis sulle neid alkoholi, nad võtavad kõik alkoholi kaasa, võtavad jää kaasa, neil on oma lett kaasas, need teenindajad on seal kõik sellised hästi rõõmsad nagu üllatuskülalised ja ütleme siis niimoodi, et sa maksad tegelikult ainult tarbitud jookide eest. Mitte nii, et kui sa võtad peokohast ka joogid, siis tegelikult peokoht ju nende poolikute pudelitega mitte midagi ei tee ja sa pead ka need poolikud pudelid välja ostma. Aga kui tuleb see cocktail cateringi firma, eks ole, siis tema tegelikult paneb kõik need kokteilid kirja ja sa maksad ainult tarbitud jookide eest, mis hoiab jälle sinu alkoholikogust kokku ja jääb ära selline moment, kuidas mul ka näiteks üks pruutpaar kunagi oli, ostis meeletus koguses veini sisse ja kuna seda jäi niivõrd palju järgi, et tohutult, ma ei tea, mis kogused need olid, aga nad ütlesid, et ilmselt joovad seda oma hõbepulmadeni. Et järelikult seda pidi ikka palju olema. Aga kui sa oma eelarvega oled väga täpne ja sa tahad ikkagi teha seda väga hästi ja sul see eelarve, see tundub, et see on väga pingeline, siis vaat selliste asjadega ei ole mõistlik nagu eksida. Kui varakult peaks siis mõtlema külaliste peale ka, et kas nad siis ka majutuvad? Meil on nüüd väga palju selliseid pulmi olnud, kus tegelikult on pulmapidu ära ja on konkreetse lõpuga ja jääb ära ka see majutamise küsimus. Et jah, see hoiab ka natukene siis rahalist poolt kokku, jääb ära majutus, mis on päris kulukas, kui on korralik peokoht ja siis hommikusöök jääb ka ära. Ma ei oskagi öelda, mis see nagu hea on, et see kõik oleneb, kuidas sa ise oskad seda oma vaimusilmas nagu näha, aga need on tegelikult olnud päris toredad peod minu meelest, millel on konkreetne algus ja millel on konkreetne lõpp. Ja isegi nii, kui ei ole näiteks peokohas ööbimist ja on meil ka näiteks transport tellitud järgi, et ütleme siin on Tallinna lähedal, ütleme siin 25-30 kilomeetrit ja siis buss tuleb näiteks järgi kuskil kell 2 ja viib külalised ilusti ka linna kõik ära. Need on ka tegelikult täitsa toredad peod olnud ja seal on kõva pluss on veel see ka, et siis ongi kõik kuidagi hästi konkreetne. Kõik sa oled justkui saanud teha, ka külaline on saanud korraliku peo ja noorpaal saab näiteks ka teineteisele pühenduda. Muidu on nii, et on hommikuni neid pidusid ja jutte ja asju, et siis sa oled ka ise üle väsinud. Võt seda pead ka nagu ise läbi mõtlema, et kas sulle meeldib selline, et sa veel oma külalistega järgmine hommik nagu ärkad ja kas sul seda eelarvet jagub või siis teedki konkreetse lõpu, mis ei ole üldsegi halb mu meelest. Nüüd, millal ja kuidas peaks alustama pulmakleidi ja teiste riietuse detailide otsimisega? No tegelikult on niimoodi, et kõik asju saad sa ju paralleelselt mõelda, kui sul on juba enam-vähem peokoht teada ja kui see ei ole selline talutare tüüpi, siis sa võid kõik endale lubada. Et kui on linnapulm või on mereäärne pulm, eks sellest oleneb ka näiteks natukene ka see riietus. Et mul on olnud ka üks selline pruut, kes läks nagu maa lähedasse kõrtsu
ja vaat siis oli see tohutu suur gaasikleit ja see absoluutselt sinna kuidagi ei haakinud ja kuidagi ei sobinud. Aga mina ei olnud tol korral ka pulmakorraldaja, olin ainult dekoraator. Aga niimoodi valuga vaatad ja see oli ka selline pakasega toimuv pulm, et kõik see ülaosa oli ka veel paljas ja ühesõnaga, et see ei haakinud üldse sellega kokku. Et kui sa tahad ühtset tervikut luua, siis tegelikult, kui sul on teada see peokoht, siis kõik muud asjad hakkavad sinna alla tekkima. Ja ka see riietus, sest riietus ei oleneb ka sellest. Millised on kõige olulisemad ajaplaanid ja tähtajad kogu pulmakorralduse jooksul? No kõige tähtsam on ikkagi siis see, et kui sul on see vundament juba laotud, peokoht, sa tead täpselt, kes teeb tseremoonia muusikat ja kes sinu muusikud on ja kes sul on võib-olla teeb cateringi ja kes su korraldaja on ja kes su dekoraator on. Et kui sul on need asjad, ütleme siin kuu-2, kui sul on see korraldamise periood on, ütleme pool aastat ja kui see on sul, ütleme 2-2 ilusasti paika pandud, siis sa oled täitsa omadega mäel ja siis saad sinna juba muid detaile juurde tekitada. Et võib-olla mingi üllatuskülaline ja võib-olla seal veel midagi nipet-näpet juurde saad juba hakata siis juba toimetama. Et jah, see riietus on väga tähtis, ütleme sõrmused kindlasti, eks ole, aga nad ei ole nii primaarsed, sa ei pea kohe tormama nende järgi, et sa saad kõik need ennem oma vundamendi ära laduda ja siis hakata seda liha sinna ümber tekitama. Nii et ütleme, see kogu pulmakorraldus, kui sa seda ise teed, see võiks olla sul valmis ikkagi, ütleme 2-3 kuud enne seda, vähemalt 2 kuud enne seda, kui see päev on, sest et sa võib-olla tahad veel midagi muuta, veel midagi võib-olla lihvida, eks ole, aga et see kogu see vundament ja kogu see korralduslik pool on sul ikkagi juba siis enam-vähem selge, mis sul toimuma hakkab. See, mis värvi lill on, eks ole, kuidas need pannakse kas postamentide peale või kas sul pulmakaar ka tuleb või kas sa tahad külalistele tseremooniale toole või kuidas, see kõik on selline, ongi see niisugune detailide teema, mida sa võid veel täiesti vabalt teha ka 6 aega enne pulmi. Aga et just niisugused olulised firmad ja teenuse tegijad, et oleks sulle ära broneeritud selleks sinu enda väga tähtsaks kuupäevaks ja ka, et ettemaksud oleksid ka ilusasti ära tehtud. Millised võivad olla suurimad takistused planeerimise alguses ja kuidas siis neid vältida? Need suurimad takistused ongi täpselt see, et kui sa ei ole veel täpselt selgeks teinud, et mida sa tegelikult siis sellest oma päevast ootad ja mis on sinu ja sinu kallima ootused ja kindlasti te peate seda üheskoos arutama, isegi kui sina, ütleme pruudina seda korraldad, naised ongi kõik hakkajad ja korraldavadki rohkem ja mees natukene jääb tahaplaanile, aga mehed tavaliselt alati usaldavad oma naisi ja ütlevad, ma usaldan sind, sa täitsa toimeta, tee ja siis, kui sa seal toimetad ja tegutsed, siis kindlasti anna ka väike ülevaade oma mehele sellest, mis sa seal siis toimetanud oled, et ta ei tunneks ennast ikkagi kõrvale jäetuna, et ta oleks ikkagi ka sinuga kogu aeg kaasas et see võib olla takistus, et sa jätad ta niimoodi kõrvale ja sa tunneb ennast natuke maha jäetuna, et ta justku ei olegi osa sellest, aga see on ka ometi tema päev. Nii et igal juhul omavaheline see suhtlus peab olema hästi, hästi selline sõbralik, soe, toetav ja arutlev. Et kui see on kõik olemas, siis ei ole ka takistusi mitte millegi suhtes. Ja kindlasti, ütleme, kui sa hakkad ise seda asja kokku panema, siis tekib see moment veel ka, et kuidas aru saada, kes need head tegijad on. Siis ma tahan seda sulle öelda, et kindlasti kohtu nende inimestega. Tead, kindlasti on sul selline tunnetus ka olemas, et kas see on üldse sinu inimene, sest võib-olla mõni on selline hästi ülekeeva energiaga, aga sina oled hästi rahuliku loomuga ja võib-olla sul ei sobi selline ülekeeva energia. Võib-olla sa tahad üldse sellist inimest, kes on niisugune rahulikum ja toetavam, et sa tegelikult tunnetad selle ära, kui sa kohtud. Kui sa, isegi juba, kui sa telefonis räägid, sa tunnetad ära, kas inimene tahab sind kuulata, kas ta saab su soovidest aru, kas ta surub ennast peale näiteks või ta on arusaav, mõtleb sinuga kaasa, tuleb sulle mõtleb, teeb ise ettepanekuid, räägib oma kogemustest, et kas ta on see inimene, kellele toetuda. Ja nüüd ongi see, et miks ma seda pulmakorraldust soovitan pulmakorraldajale jätta, on just see, et kui sul on suur pulm ja sul on 50 erinevat teenust, siis nende 50 erineva teenuse taga on ka 50 konkreetset inimest või firmat. Ja nüüd sa ei taha ju esimese firmaga ju soostuda, sa tahad ju teha valikuid.
Ja nüüd, kui sa tahad teha näiteks 3 valikut, siis sa 3 korda 50 on 150 ja sul on 150, see on võimatu, et see on meeletu aeg, meeletu läbinärimine, et kas sa üldse närid, kas sa üldse saadki lõpuks aru, su aju on juba nii väsinud, kas sa üldse saadki aru, et kas see ongi üldse õige asi, mida sa üldse tegelikult tahad. Aga pulmakorraldaja täpselt teab, mis on tänasel pulmamaastikul. Mis täna toimub, kes annab head teenust. See on nagu iga teise teenuse tegijaga. Et ei ole siingi ju kõik head teenuse tegijad. Jah, loomulikult ma tean seda mina ei ole mingi pulmapolitsei, ma ei saa kellelegi näpuga midagi näidata, sest mõnele sobib, võib olla selline pealiskaudne suhtumine, aga mõnele ei sobi. Et see kõik oleneb absoluutselt inimesest, aga pulmakorraldaja teab, mis tänasel maastikul toimub ja oskab sind ohtudest hoida. Ja sul jäävad ära need meeletud ragistamised nende 150 teenuse tegijaga, kas need on siis need õiged või ei ole või äkki on veel midagi kuskil puudu, no ühesõnaga meeletu segadus. Et parem siis võta endale see korraldaja, aga kui sul on seda ajalist momenti, muidugi oma pulm, see on jube huvitav teema tegelikult ise teha ka, tegelikult ka. Kas ja millal on õige hetk alustada väiksemate detailide nagu dekoratsioonide ja kingituste planeerimisega? No, eks need dekoratsioonid, pulmadekoratsioonid ja kõik need detailid, mis need on kutsed, need on siis kas on menüüd, külaliste kingitus näiteks, eks ole, lauale panna, mismoodi need välja näevad. Meil on tegelikult sellised jube toredad tegelased, siin uuel ajal on paberikunstnikud ja see paberikunstnik tegelikult ongi hea, kui sa annad kõik ühele inimesele teha, ta teeb sul, hakkab kohe peale, kui ta juba teab, mis su peokoht on ja mis on sinu pulmastiil, mis on pulmavärvid, et pulmavärv on ka väga keeruline asi jälle, kui ma noorpale ütlen, et mis te pulmavärv on, keegi ei tea. Aga see on jälle tore, kui sa mõtled selle välja, et sinul pulmavärv on tegelikult lemmikvärv. Et see võib olla alati ikkagi üks värv on siis valge või on siis beige, ivory või siis on, ma toon näiteid, mis nüüd viimasel ajal on olnud, et kas on niisugune hele beige veel juurde natuke teise tooniga või siis on lillakas, violetne või on õunaroheline või on päikesekollaline või on siis näiteks mul nüüd sel suvel olid pulmad, kus oli selline ilus hall ja sinna haakuv selline roosa, väga ilusad niisugused mõnusad toonid, väga erksad mitte, vaid just mõnusad toonid. Et võt seda pulmavärvi pead ka nagu mõtlema ja paberikunstnik nüüd võtab selle kõik ilusasti kokku ja teeb sulle ilusa kutse ja võt nüüd sellele kutsele hakkavad baseeruma kõik muud detailid. Külaliste kingitused, nimekaardid lauale, menüüd, mida sul vaja on, lauanumbrid, lauaplaan. Lauaplaani täna tehakse peegelklaasile, igasuguseid variante on neid, jälle oleneb, mis su pulmastiil siis tegelikult on. Nii et need on nüüd kõik need niisugused pisikesed detailid, aga kutsed loomulikult on siis hea vähemalt 3 kuud ikkagi enne pulma külalistele ära saata ja näiteks nüüd, kus on meil tulemas ju jõulud, siis ongi see kihluste periood ja kihluste aeg, et siis kui sa saadad, oled juba kihlunud, siis sa annad need kutsed ka ühel hetkel üle, et siis on väga ilus need jõulud selleks ka ära kasutada. Ja siis saab hakata juba nende väiksemate detailidega ka nagu mõtlema, et see kõik käib käsi käes. Mida arvestada, kui soov on pulmad välismaal korraldada? No meil väga paljud teevad ka pulmakorraldajad välismaal tõesti, et Itaalias on pulmi saab korraldada ja meil on ka olemas Veinimõis, kus me saaksime nagu teha väga korraliku tseremoonia ja pulmad. Siis peab arvestama sellega, mida ütleb ka Eesti riik, et ikkagi ametlik alus abiellumiseks jääb ikkagi Eesti Vabariiki. Sellepärast, et kui seda jätta kuskile mujale maailma, siis sealt ei pruugi neid pabereid siis kätte saada, kui sul on vaja oma abielulisust tõestada. Et IT on ikkagi Eestimaa pinna peal väga hästi arenenud ja kuskil mujal ta ikkagi nii palju ei ole, sa pead ise võib-olla sinna riiki siis sõitma ja neid pabereid sealt nõutama ja see on üks tohutu peavalu. Parem on ikkagi see abielu jätta vormistusse Eestisse ja võt siis seal teha see imeilus sõrmuse tseremoonia ja siis see imeilus pidu ka. Et seda sa pead täitsa mõtlema, kuidas sul see soov teha on, aga muidugi sinna tavaliselt alati palju külalisi sul kaasa ei tule.
et sa pead siis nagu välja mõtlema seda ka, et kas need külalised suudavad neid pileteid osta ja mitmepäevaseks seda pidu pidada, et see on natuke teistel alustel, et see, kui tuled mu juurde, siis räägime sellest täpsemalt. Aga mis ma tahan öelda, no lihtsalt minu asi on ka näiteks pulmakorraldajana ka natukene hoiatada. Et kui sa lähed kuskile, ma olen ka Egiptuses näiteks ühte pulma teinud, eks, korraldajana siis, et kui sa oled noorpaar, siis on sellised maad, need on ikka sellised manjanad, aega küll, et sa lepid küll midagi kokku, aga siis kehitavad õlgu, et täna ei ole, homme on näiteks, eks ole, et seal peab olema sul hästi kindel korraldaja, kes võtab sinu soove tõsiselt ja kes ütleb, et jah, ma saan garanteerida, et sel päeval toimub tseremoonia, sel päeval on sulle ka restoranis laud kaetud, aga seal kipuvad need asjad kuidagi nii minema, et kõik on nagu jube heatahtlikud, aga et kuidagi kipub see info nagu ära kaduma ja kui sul seal sellist tõsiselt võetavat korraldajat ei ole, siis asi kipub nagu ikkagi ära vajuma, et ma tean päris mitmeid paare, kes tegelikult on olnud sellega nagu mures, et läbi interneti valivad küll, jah, inglise keel ju kõik on teada, tellid küll ära, lähed kohale, ikkagi midagi jääb ikkagi sellist saamata ja ütleme, seal tekib see rahvuste erinevus, et ei pruugi see inimene täpselt aru saada Eesti noorpaarist, sellepärast, et meie noorpaarid on sellised detailsed, täpsed, kõik on niimoodi plaanipäraselt, aga nendel on kõik kuidagi niimoodi loovalt. Aga meil ei ole need asjad niimoodi. Ja võt sind võib hakata ühel hetkel nagu häirima, et kui see pulmakorraldaja seal teeb seda pulmakorraldust kuidagi niimoodi, kord on nii ja kord on naa ja kehitab õlgu ja ise on nagu viisakas ja sõbralik küll ka. Aga lihtsalt, et see asi ei lähe sul niimoodi korda, nagu sa seda Eestimaa pinna peal teed. Aga kui sa teed seda kuskil juba kindlas peokohas ja sul on seal Eesti korraldaja kaasas, muidugi siis on hoopis teised lood. Aga kui sa ise seda korraldad, seda ma räägin. Kuidas leida ja hoida motivatsiooni kogu protsessi jooksul, eriti kui asjad lähevad keeruliseks? Vot see ongi see, ma sain alles paar päeva tagasi ühe kõne noorpaarilt, kes hakkasid eelmine suvi oma pulma korraldama ja täitsa mõtlesid, et ei, seda korraldajat vaja ei ole, et saab hakkama küll ja motivatsioon oli hästi kõrgel ja kõik olid rõõmsad, eks ole, ja kõik, aga vot siis nad hakkasid seda toimetama selle korraldamisega ja lõpuks pöördusid mu poole sellepärast, et nad olid ennast lukku lausa löönud, sellepärast, et midagi oli justkui nagu tehtud, midagi oli jäetud tegemata, aga mis oli ka tegemata, vot täpselt ei tea ka, ühesõnaga, et see segadus oli nii suur ja siis nad võtsid esiteks minu käest konsultatsiooni läbi telefoni ja ma siis räägin ja kuulen, et mitte keegi ei vasta ja siis ma mõtlesin, et see kõne on äkki ära katkenud juba. Aga siis see pruut ütleb, et teate, et ma vaatan, et see asi läks veel keerulisemaks, eks. Et vot see on, et kui sa mõtled, et see pulmakorraldus on üks väga lihtne teema, siis su soovid on ju ka kuidagi teistmoodi ja kuidagi erinevad ja kõik inimesed ongi ju erinevad. Ja siis sa ei tea ka, mida tegelikult tehakse ja kuidas peaks tegema ja kuidas sa saaksid raha kokku hoida. Pulmakorraldaja tegelikult teab ka, kuidas saab raha kokku hoida erinevate teemadega läbi oma kogemuste. Nii et me selle noorpaariga nüüd leppisime kokku, et me saame kokku, siis paneme kõik need plaanid nagu ilusti paika ja siis saab see asja nagu ära lahendada. Aga seda motivatsiooni endal leida ongi jube raske, kui sa oled ennast nurka mänginud. Siis ongi see, et võta endale korraldaja, võta kas või see lühikene konsultatsioon, kas läbi telefoni või siis see kokkusaamine. See maksab natukene, aga see ei ole sugugi mitte nii keeruline ja suur raha, aga sa saad sellest surnud punktist üle ja sa saad jälle edasi minna. Vot see on tähtis ja siis on see motivatsioon sul jälle olemas. Võta abi, võta inimene appi, kes sind aitab. Kas on olemas kuldreegel või kontrollnimekiri, mis aitaks alustada ja hoida kõike kontrolli all? Jah, kuldreegel on ikka see, et sul oleks ikka hea tahe seda pulma teha, et see soov ära ei sure. Aga kontrollnimekirja küsib pulmakorraldaja käest, et mul on see täitsa olemas ja tegelikult see, mis ma siin ennem näitasin ka, mul on siin see pulmaraamat, mis on mul nüüd e-raamat, jah. Et ka siin on mul see kontrollnimekiri täiesti olemas sees, nii et osta see e-raamat, see ei ole ka kallis, ma ei mäletagi, mis ta siin täpselt, 17 € vist. Et
et seal on see kontrollnimekiri ka olemas. Kuidas ja millal peaks arutama seatud ootusi oma partneriga, et leida ühine nägemus kogu aeg. Kogu aeg peaks arustama. Nii kui te koos stardite, siis kogu aeg koos liigute ka. Nii et mul on olnud üks selline juhtum, kus ma sain pruudiga kokku, ta oli tippjuht, töötas välismaal ja me hakkasime pulma korraldama. Peigmeest mina näinud ei olnud. Ja siis me olime juba selle pulma nagu enam-vähem juba niimoodi kokku saanud ilusasti ja hakkasime nüüd juba ettemakse nagu tegema. Ja siis tuli välja, et see pruut läks siis tutvustama sellele peigmehele, et meil on nüüd Eestis pulmad tulemas. Et peigmees seda üldse ennem ei teadnudki. Ja siis see peigmees ütles, et nii need asjad ei käi ja see pulm jäigi ära. Ja see on ka selle 22 aasta jooksul ainukene pulm, mis mul sedapidi siis ära jäi. Et niimoodi olla ei saa. Et sa ei saa seda asja ikka üksi korraldada. Et abielu on ikkagi kooselu ja seal on ikka naine ja mees. Täna on ka natukene neid piire laiendatud, aga et on ikkagi koos, kellega sa abiellud, temaga pead sa seda stardipunktist kuni lõpuni koos ajama ja mitte nii, et seda tõepoolest rääkima siis, kui sa oled kõik juba ära teinud ja siis mehe fakti ette panema ja siis mees ütleb, et jätame ikka mehele mehe rolli, jätame ikka selle, et mees ikkagi palub sind endale naiseks ja et mehel on ikkagi natuke nagu juhtiv roll peres, et jätame ikka selle, ärme kõike seda ära võtta. Nii, ja siis viimane, et mis on pulmakorralduse juures kõige nauditavamad osad ja kuidas neid hetki rohkem nautida? No mina ütlen niimoodi, et pulmakorralduse juures on kõik hetked on tohutult nauditavad ja just täpselt need, et kui sa leiad enda pulma korraldusse need teenuse tegijad, kellel silm särab, sa tunned selle ju kohe ära, sa näed ju neid inimesi, kellel silm särab, kes oskab sinuga kaasa mõelda, ei ole väsinud olemisega, ei ole selline tüdinenud, ei haiguta kohtumise ajal. Ja siis sa näed, et see ongi minu inimene. Ja siis, kui sa lähed sealt kohtumiselt ära, sa tunned, nii tore, et sa oled saanud endale ühe tubli teenuse tegija oma pulma, aga sa oled võib-olla saanud ka seeläbi endale ühe väga toreda inimesega, kes on võib-olla su uus sõber näiteks su eluteel. Et minul näiteks on paljud noorbaarid, kellele ma pulmi olen korraldanud ja on jäänud mu sõprade lähiringi. Ja ongi tore ja neid paare, kes lahutanud on, ma ütlen, et täna on ju sotsiaalmeedia nii avar, ma ju näen kohe ära, kes on lahutanud ja neid on ka ikka väga vähe. Et kuidagi ongi nagu õnnestunud teha sellistele inimestele, kes väärtustavad seda pereelu ja kes oskavad seda ka hoida. Nii et juba see on nauditav, nii et teeme selle pulmapäeva nauditavaks, aga teeme selle targalt nauditavaks ja teeme niimoodi, et kas sa siis ostad minu e-raamatu ja teed selle ise ja võtad mingisuguse väikese abimehe minu näol, et ma vaatan su plaani üle, või võtad mind ennast korraldama või kellegi teise, kes siin, meil on ka palju teisi toredaid pulmakorraldajaid ka, aga alati võta inimene oma pulma korraldama, kelle silm särab, kes on heatahtlik, kes on sõbralik, kes on sinu inimene. Naudime pulma ja oleme rõõmsad ja naudime elu ja armastus ja pulmad on väga ilusad.